Vanglas olin 2 korda, esialgus oli 4,5 aastat, teine kord oli 3 aastat. Olen nüüd vaba inimene, see, kes saab elada täielik sotsiaalse elu. Siis, kui sa vabaned müüri tagant, sa ei saa aru üldse, mis maailmas toimub, kuidas inimesed sinuga suhtlesid. See, et ma esialguses läksin avavanglasse ja sealt juba hakkasin enda elu parendama ja saama aru, kuidas elu üldse on möödunud või nüüd käib, see palju aitas mind. Need hirmud, mis olid vanglast, siis kui sa vabaned, on sinu suurem vaenlane. Kõige tähtsam minu jaoks oli siis, kui ma vabanen, leida korterit, leida tööd. Tööd ma juba leidsin avavanglast, korterit leidsin ka avavanglast ja sellepärast mul oligi lihtsam selle maailmasse sisse. Lapsest põlves ma nägin, kuidas minu vanemad joovad või tarvitavad midagi ja terve elu ma elasingi niimoodi, aga vanglas juba sain teada, et saab teistmoodi elada. Psühholoogi abi, anonüümsete narkomaanide läbi, kõik need kursid, mis vangla pakkus, kõik läbisin. Kõik sõltub sellest, mis sul sees on. Kui sa arvad, et sa oled seda elu väärt, siis sul jääbki niimoodi. Kui sa tahad midagi muuta, siis sa hakkad otsima võimalusi, mis ma teen valesti. Kui ma hakkasin mõtlema, et ma juba teist korda olen vanglas ja vaatasin koridoris teiste inimeste peale ja näen, et neil on 50 aastat vanad ja nad terve elu veedasid vanglas. Nad teevad samad sammud, mis nad kogu aeg tegid ja lõplik ettevõt oli, et nad said vanglasse. Siis ma hakkasin mõtlema, et mul on vaja midagi vahetada. Et ma ei taha, et järgmine kord oleks kõik samamoodi. Praegu ma elan päris head elu. Siis, kui tuleks välja, et mu elu oli täiesti teistsugune, et ma olin vanglas, tarvitasin aineid, istusin 2 korda, 1 korra mul oli vähe. Suhtlemine minuga oleks teistmoodi, sest esialgus, kui ma vabanesin vanglas, hakkasin otsima endale üürikorterit. Maklerid mul ütlesid selle pärast ei. Me ei taha selle inimestega kokku puuta. Et sul on karistatud, sul on trahvid, sul on võlad ja see oli kõik näha. Mõnedel on neid suuremad vigusi tehtud, mõnedel väiksemal, aga isegi kui ma praegu elan head elu, ma ei taha selles, et keegi selleks teaks, sest mul on iseennast häbi, täielik häbi. No mitte häbi, see on isegi halvem kui häbi. No aga muutuma ka juba midagi ei saa. Nüüd on vaja sellega lihtsalt üle elada. Praegune etapp on selline, et valmistame pulmadeks enda abikaasaga, tuleviku abikaasaga. Pere praegu on selline punkt, mis mind aitab ja toetab minna edasi ja teha need uued elu väljakutsed lahendada. Need, kes praegu veel istuvad vanglas ja ei tea, millega tegeleda, on kõige tähtsam, ma arvan, proovida uut asju. Kui mingit väljaõppimist pakutakse, pole vaja mõelda, et see sulle ei aita. Käi proovi, vaata, siis juba saad aru. Iga uus arenemine aitab sul tulevikus elus paremini elada. Ma olen kindel, et iga inimesel on selles elus enda eesmärk.